Tuleb välja, et päris paljud meie noorte inimeste jaoks on esimene kogemus just koduabilisena või lapsehoidjana. Mille noor inimene hakkab nii ma arvan 16-17 kuskil. Keskkooli ajal ikka. Ikka enne ülikooli? Jah, enne ülikooli ikka, jah. Mõni inimene võiks kasutada võimalust. Ja mõni inimene oleks võinud kasutada ka täna võimalust. Kas sa ise oled selline või sa teed ka ikkagi mustaks ja teed tööd? Muidugi ettevõttes on nii, et üldse kõiki töötajad valime. Lihtsalt see töögraafik minule isiklikult tollel ajal ei sobinud. Ma tahtsin loomingulist vabadust, mitte seda, et ma pean õhtuti olema valmis, sest äkki tuleb võib-olla mõni Riigikogu liige meil siin resideeruva suursaadiku juurde ja ma pean hakkama käima sellel asemel, kui ma võiksin rahulikult bändikaaslastega Eestis aga põllu peal 11 inimest Eestis autos, selliseid asju juhtub kogu aeg. Meil tekkis niisugune oma seltskond ja nemad tuulutasid minu väga hästi. Seal oli Heimar Lenk ja mingisugused sellised, Valga ütleme. Me ka kohe algselt ütlesime, et me oleme valitsus, kes julgeb ka ja tulla selle status quo'st välja. Sellise ühendumuse ja professionaalsusega töötavaid inimesi on rõõm tunda ja nendega koos